purime neid mandlipoosi mingi mürgiga. Ühesõnaga, kõik need puud tuleb ära spreida. Praegu on 4. päev. Nüüd töötame laupäeviti ka. Väga hea, saab rohkem raha jälle. Muidu väga lihtne töö. Parimaid ma arvan, mis farmist teha saab, aga mega igav on. Längalt. Põhimõtteliselt, kui autoga oskad sõita, sa võid C5 vähemalt sulle traktoriga ka sõita, et sul on maru head tulemused. Siin ei ole midagi keerulist. Sidur gaas. 4 käiku kiirem aeglasem, 4 vedu, low high. Põhimõtteliselt nagu autoga. Väga midagi kasutama neist ei pea. Paned käigu sisse, annad gaasi, siis paned gaasi võtad peale, ainult roolid ja sõidad. Väga lihtne. Meil ülemus ütles täna hommikul, et me peame 10 korda täitma seda suurt paaki, mis siin taga on. 3800 liitrit. Ja me peaks 11,5 tunniga, millest teoreetiliselt pool tundi peaks lõuna olema. Peaksime 10 paaki tühjaks sõitma. Kui aeglasemasse täitmiskohta läheb pool tundi ühte paaki täis. Kiiremas on 10 minutit ja mingi 40 minutit ütleme, siis sõidab tühjaks seda. Et no tegelikult see on reaalne, aga need kuradi traktorid ja need paagid ja need on igavesed sitad ja tahavad päiki kogu aeg. Siis tuleb neid parandada, siis sa helistad ülemusele ja saadad sõnumi. Siis tuleb mingi pool tundi, esiteks tuleb kohale, siis vahest läheb 2-3 tundi, et see korda saada. Siis jõuadki päevast mingi 4-5 täita seda, kui on halb päev, ütleme. Muidu jõuad võib-olla 6 korda, 7 korda. Ma jõudsin ükstev 9 korda. Aga see oli sellepärast, et ma tegin spreisin neid ridasid täpselt seal kõrval, kus oli see vee täitmiskoht. Ei pidanud edasi tagasi sõitma lihtsalt. Kui tankima sõidad, siis paned kiire käigu peale. Jõuab vähe kiiremini kohale. Nüüd paneme nii kiiresti kui saab põhimõtteliselt. 28 kilomeetrit tunnis. Mingi 30-ga saab sõita. Kiiremini sõidad, siis hakkab väga hullult rapsima ja see rool on ka niimoodi, et vahepeal ei pööra, vahepeal pööra. 35 on kätte saanud, aga ma rohkem ei julge kiiremini. Vahepeal räigelt hüppab see asi, mul iste on ka veits katki, muidu nendel nagu rekkadel. Ta vetru. Mul lihtsalt kuradi bounsib üles alla nagu kuradi kivist oleks see iste. Kohe jõuame siia laadimiskohta. Moogu ja maa. Paneme teise käigu. Täispaagiga ei kannata nii kiiresti sõita kui muidu, sest hakkab räigelt hüppama. Praegu on mingi 25 ja mul on suht hirmus juba. Siis hakkab täiega üles alla hüppama, mingi vetrub seal taga. Teine täitmispunkt on täiega aegane. 30 minutit pean ootama siin. Mul on enam-vähem arvutatud, et kaua läheb. Ma lihtsalt ootan siin ja vaatan aknast välja, kuni see täis saab, siis panen kinni.
niimoodi lihtsalt ootasid, kuni see tangi 30 minutit lihtsalt passid. Päris lamp. Kui seda keemiat käe peale läheb, siis tulevad mingid punnid ka. Nii väike allergia tuleb sellest keemiast. Yo sigo cantando y sigo gozando. Paagineid ja saab koju ära minna. Nüüd üleni värk. Läks vähe lappesse.